19. veebruar 1987 Maarjamäe kompleksis just siin igavese tule juurde asetab lilled Nõukogude riigijuht Mihhail Sergejevitš Gorbatšov. Tema võimule saamisest on möödas juba 40 aastat ja tema lahkumisest igavikku 3 aastat. Milline oli ta inimesena, milline aga riigijuhina, Nõukogude viimane liider Gorbatšov. Loomulikult moodustab kõik järgnev vaid murdosa Mihhail Sergejevitši pikast eluteest. Kes soovib, võib tema kohta juurde lugeda ka rikkalikust eestikeelsest kirjandusest. Oleme kaameraga jõudnud Tallinna Raekoja kellarõdule. 19. veebruaril 1987 külastas Tallinna Raekoda ka Mihhail Gorbatšov. Ta kohtus siin muude inimeste hulgas ka näiteks helilooja Gustav Ernesaksa ja lendur Endel Puusepaga. Mihhail Gorbatšovi visiidist Eesti NSV-sse võite lähemalt vaadata sellekohasest videost. Ajalugu oleks võinud vabalt minna niimoodi, et tänapäeval me ei tunneks mitte Nõukogude riigijuhti nimega Mihhail Sergejevitš Gorbatšov, vaid hoopis Viktor Sergejevitš Gorbatšov. Asi oli selles, et Gorbatšovi vanemad otsustasid talle nimeks panna hoopis Viktor, kuid vanaisa lasi ta salaja ristida hoopis Mihhailiks. Laialt on teada Mihhail Gorbatšovi ja Raissa Gorbatšova lähedane suhe ja muide koduseinte vahel kutsus Raissa Mihhaili sellise hellitusnimega nagu Siilike. Nõukogude riigi lõpuaastatel oli rahva suhtumine Gorbatšovi üldiselt väga negatiivne, aga kui ta 1985. aastal võimule sai, siis hingasid paljud kergendatult ja ütlesid niimoodi: ometi on meil mees, kellel on haridust ja välimust, kellel on kena naine ja kes ise oskab võluvalt naeratada. Kuidas suhtus Mihhail Gorbatšov Nõukogude riigi rajajasse Vladimir Leninisse? Gorbatšov pidas end Lenini õpilaseks ja väitis ikka, et ta Leniniga tähtsates küsimustes alati nõu peab. Leninit hindama jäi Mihhail Gorbatšov elu lõpuni. Ta ütles niimoodi: uskusin temasse toona ja usun ikka veel. Niimoodi ta ütles 2006. aastal ja kord olla ta rääkinud, et hakkas uuesti lugema Lenini kogutud teoseid ja võttis ette suurmehe teoste 55 köidet. 1986. aastal ilmus Eesti NSV-s Gorbatšovi kohta selline raamat pealkirjaga Valitud kõned ja artiklid. Ja kui me avame siit raamatust Gorbatšovi esimese kõne, mis siin on avaldatud, siis on siin kirjas niimoodi: kogu elu ning kogu ajaloo käik kinnitavad veenvalt Lenini õpetuse suurt õigsust. See on olnud ja jääb meie jaoks tegevusjuhendiks, innustuse allikaks ning täpseks kompassiks edasiliikumise strateegia ja taktika kindlaks määramisel. Mihhail Gorbatšov jäi kommunismi uskuma oma elupäevade lõpuni. Näiteks Ameerika Ühendriike külastades ütles ta 1992. aastal pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, et rahvas tuleb tingimata kommunismi juurde tagasi. Mihhail Gorbatšov on läinud ajalukku sellega, et ta on kõige vanemaks elanud kas siis Nõukogude Liitu või suurt ja laia Venemaad valitsenud kõige kõrgem võimumees. Ta elas siis 91 aastat ja peaaegu 6 kuud pealegi. Paremuselt või vanuselt järgmine on ajutist valitsust juhtinud Aleksander Kerenski, kes vedas välja 89 aastat ja 1 kuu. Ning Gorbatšov on ajalooline ka selles mõttes, et ta on ainuke Nõukogude Liidu juht, kes sündis pärast 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja Nõukogude Liidu rajamist. Mihhail Gorbatšov ja Jossif Stalini surm. 1953. aastal, kui Stalin suri, õppis Mihhail Sergejevitš Moskva ülikoolis ning tema liitus siis kümnetest tuhandetest leinajatest koosneva rahvamurruga, mis liikus ametiühingute maja Sammassaali poole, kuhu oli Stalini surnukeha välja pandud. On meenutatud, et selles suures rahva hulgas oli ka pikanäpumehi, taskuvargaid, selliseid mehi, kes püüdsid isegi leinarongkäigus naisi käperdada ja jõid otse taskusse peidetud pudelitest viina. Gorbatšov seisis kogu öö järjekorras, et Stalini surnukehaga hüvasti jätta ja hiljem on Gorbatšov meenutanud seda siis niimoodi: nägin Stalinit lähedalt esimest korda, surnud, kivinenud, vahakuju meenutava näoga, kus polnud vähimatki märki sellest, et see võis kunagi olla elus. Otsisin sellest näost mis tahes märki inimlikust suurusest, aga miski häiris mind ja äratas vastakaid tundeid.
kui räägime Gorbatšovist kui isiksusest, siis on öeldud, et Gorbatšov oli erakordselt enesekindel ja enesehävituslikult nartsissistlik inimene. Niimoodi väitis Nõukogude Liidu üks juhtivamaid psühhiaatreid Aaron Belkin, kes Gorbatšovi isiklikult küll ei tundnud, kuid selle Belkini arvamusega nõustus täielikult Gorbatšovi üks tähtsamaid abisid Anatoli Tšernjajev. 2011. aastal üllitas kirjamees ja endine poliitik Tiit Made raamatu pealkirjaga Kremlis iseseisvust toomas ja seal on ta ära toonud Igor Gräzini, kes oli Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi liige, iseloomustuse Gorbatšovi kohta. Tsiteerime Gräzinit. Margaret Thatcher oli öelnud, et temast kiirgub midagi. Tõepoolest oli mingi kiirgus. Esimene oli see, et tema juures oli kõik puhastes toonides. Kuldmantseti nööbid olid puhtast kullast, valge särk pimestas, habeme vesi, aftershave oli peen, lipsusõlm oli õige koha peal. Tohutult ilusad suured silmad. Ma saan aru, et ta võis naisi hulluks ajada. Ronald Reagan ja kõik teised lääne juhid said temaga rääkida. Temas oli mingi eriline aura ja ebamaisus. Kui Mihhail Gorbatšov õppis 1950. aastatel Moskva riiklikus ülikoolis õigusteadust, siis on meenutatud, et tema toitumine oli toona väga ebakorrapärane ja ta elas ära põhiliselt pirukatest. See päädis Mao katarri ja viimaks Mao haavadega. Hilisemas eas hoolitses Raissa Maksimovna selle eest, et Mihhail Gorbatšovi toitumine oleks regulaarne. Aga kui Gorbatšovi naine suri, siis hakkas Mihhail toituma jälle ebakorrapäraselt. Mihhail Sergejevitš Gorbatšovi iseloomustasid elu lõpuni lõunavene kõnepruuk, vahel valet sõnarõhud ja enda leiutatud sõnad. Näiteks kasutas Gorbatšov väljendit radikalist radikaali asemel. Kuid need keelevääratused ega talupoja päritolu ei valmistanud Gorbatšovile mitte mingisugust piinlikkust. Ta ütles niimoodi: poisid, mida te minult tahate? Niimoodi ta ütles oma hallipäistele abidele. Ma olen maalt, meil räägitaksegi nii. On öeldud seda, et Mihhail Gorbatšov oli palju lähedasem oma isa Sergeiga kui ema Mariaga ja oma isalt päris Gorbatšov talurahva hulgas harva esineva rõhutatult rüütelliku suhtumise naistesse. Gorbatšov oli ka suurepärane laulumees. On öeldud, et heas tujus ja heas seltskonnas olles meeldis Gorbatšovile alati mõnd hingelist laulu või tundelist romanssi laulda. Gorbatšovide suguvõsas oli ka rohkelt Ukraina verd. Mihhaili ema Maria oli ukrainlanna ning muide ukrainlane oli ka Raissa Gorbatšova isa Maksim Titarenko. Kui 1950. aastal Gorbatšov Kaukaasiast oma kodukohast siirdus Moskva ülikooli õppima, siis on öeldud seda, et Gorbatšov oli siis läbinisti provintslik. Ta rääkis lõunavene murret, tal oli üksainus ülikond, mida ta kandis 5 aastat, ja mõnikord käis ta ringi lausa ilma sokkideta, sest tal polnud neid ju ühtegi paari kuskilt võtta. Nooruses avastas Mihhail Gorbatšov enda jaoks luule, õppis pähe pikki lõike Puškini, Lermontovi ja Majakovski teostest, mida siis deklameerida. Ta deklameeris neid heatujuliselt veel vanuigigi. Mihhail Gorbatšovi personalülem Valeri Boldin rääkis, et vähemalt esimesed 2–3 aastat Gorbatšovi võimuperioodist olid tema kirjutuslaual kogu aeg Lenini kogutud teoste kõik köited ehk siis 55 köidet, lipikud vahel ja täiesti ootamatutel hetkedel võis Gorbatšov järsku hakata Leninit tsiteerima ja Mihhail Gorbatšov on öelnud ka niimoodi ise: tehke minuga, mis te tahate, laske kas või maha, aga Leninit mina nii kergelt ei jäta. On meenutatud, et peasekretärina tegutsedes oli Mihhail Gorbatšov väga töökas. Ta töötas tihtipeale kella 1 või 2 öösel välja ja mõnikord isegi kella 4 öösel, kui oli vaja ette valmistuda mingisuguseks tähtsaks sündmuseks. Hommikul tõusis Mihhail Sergejevitš juba kell 7 või 8 ja tegi tööd juba siis, kui teda suure limusiiniga Kremlisse sõidutati. Ta luges pabereid, tegi märkmeid, helistas 2 telefoni kasutades. Lühikesel teekonnal autost kabinetti jagas ta juhtnööre 3 või 4 abile ja jätkas seda ka liftis.
Kas teate, et Mihhail Gorbatšov on jõudnud isegi ühte poplaulu? Juhtus see aastal 1989, mil saksa poplaulja Nina Hagen väljutas singli pealkirjaga Mihhail, Mihhail, sulgudes Gorbatšov räpp. Nina Hageni kohta võib öelda, et ta on aastal 1955 sündinud saksa poplaulja ja tuntud telenägu ja telenägu on ta tänase päevani. Teda on kutsutud ka saksa pungi risti emaks ja selles laulus räppis Nina Hagen siis niimoodi, et Mihhail, Mihhail, dieses Liedchen ist für dich ehk siis Mihhail, Mihhail, see laulukene on sulle. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud tellinuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Mõned aastad tagasi ülitas Vladimir Fedorovski raamatu pealkirjaga Saatana departement. See puudutas siis esoteerilist Venemaad. Fedorovski oli omal ajal Gorbatšovi saatnud välisvisiitidel tõlgina ja sealt raamatust võime lugeda, et Keskkomitee süngetes koridorides oli õhkkond pigem Gorbatšovi vastu vaenulik. Just seal kuulsin esimest korda neid sõnu. Vaadake sünnimärki Gorbatšovi laubal. See on kuradi märk. Rahva seas muide Fedorovski andmetel levis perestroikast alates kuulu jutt, et omal ajal olevat väike Miša Gorbatšov ära vahetatud saksa lapsega, et hiljem oleks lihtsam ühendada 2 Saksamaad. Kuulujuttude levitajad ei paistnud huvitavat see, et Gorbatšov oli sündinud ju 1931 ehk 14 aastat enne Saksamaa jagamist. Millal pääses Nõukogude riigi tulevane juht Mihhail Gorbatšov lääneriikidesse esimest korda? Toimus see 1971. aastal, kui Gorbatšov oli juba 40-aastane. Külastati siis Nõukogude delegatsiooniga Itaaliat. Järgmisel aastal 1972 viibis Gorbatšov Belgias ja Hollandis. Ja muide, Amsterdami ringkäigu ajal viidi Gorbatšovi rühm läbi niinimetatud punaste laternate tänavate ning nähtu tekitas Mihhail Sergejevitsis piinlikkust. 1980-ndate teisel poolel ja veel ka 90-ndate algul oli Nõukogude Liidus ja hiljem Venemaal väga populaarne meie teletähe Urmas Oti juhitud saade Teletutvus. 18. novembril 1992 salvestati saade ka Mihhail Gorbatšoviga ja Urmas Ott hea inimesetundjana on iseloomustanud oma raamatus ka Gorbatšoviga kohtumist. Tsiteerime Urmas Otti. Mäletan tema sooja ja mitte liiga tugevat käepigistust, mis polnud ei väga pikk ega ka mitte põgus. Ei tugev ega lõtv, ei sõbralik ega formaalne. Nüüd hiljem teda sel kohtumishetkel meenutades näib ta mulle artistina, kes hetk enne prožektorite süttimist ja eesriide avanemist saab olla see, kes ta tegelikult on. Õigem oleks vist öelda, et ta mängib rolli, mis seisneb selles, et ta ei mängi rolli. Selliste inimeste puhul nagu Mihhail Gorbatšov on raske uskuda, et neid keegi sellistena, nagu nad on tegelikult loodud, neid üldse tunneb. Arvatavasti nad ise ka mitte. Hetke pärast kustuvad prožektorid ning nagu mulle näib, koos nendega ka Gorbatšovi artistlikkus. 1990. aasta lõpul laskis Mihhail Gorbatšov määrata Nõukogude Liidule esimese ja ka viimase asepresidendi ja selleks sai Gennadi Janajev, kelle kohta öeldi ikka, et Janajev on nalja ja napsimees. Aastaid hiljem, 18. augustil 2001 ilmus ajalehes Postimees Janajevi intervjuu. Peame meelde tuletama, et Janajev oli siis 1991. aasta riigipöördepäevil üks nendest, kes pööras Gorbatšovile selja ja tahtis teda võimult kukutada. 2001. aastal ütles Janajev siis Gorbatšovi kohta nõndamoodi. Gorbatšov oli inimene, kes võis rääkida tundide kaupa ning ei mõista millest. Ta tuli tööle, kutsus minu. Ma istusin seal tema juures tund aega kabinetis ega saanud muud, kui kas noogutasin või raputasin pead. Sõna ei saanud vahele öelda. Ning pärast läksin tagasi ja mõtlesin, et mis seal siis nüüd oli? Ütles ta midagi või? Mitte midagi ei meenu. Omal ajal Nõukogude Liidus ja ka Venemaal oli väga populaarne telesaade nimega Teletutvus, mida juhtis meie teletäht Urmas Ott ise. 1992. aastal oli Gorbatšov
seal saates külaliseks ja loomulikult oli meestel omavahel jutuks ka Gorbatšovi kurikuulus alkoholipoliitika. Mihhail Sergejevits iseloomustas seal saates enda suhtumist alkoholi. Tsiteerime Gorbatšovi. Ma kuulun nende inimeste hulka, kes pole kunagi juua armastanud, aga ma kuulun ka nende hulka, kes seltsimehelikus õhkkonnas sõprade ringis võivad pidupäeval istuda pokaali veini juures. Kui aga on hea suupiste, siis võib olla ka pits viina. Mihhail Gorbatšov käivitas oma alkoholismi vastase võitluse 7. mail 1985, mil ilmus Nõukogude Liidu Kommunistliku partei Keskkomitee otsus pealkirjaga abinõudest, joomarlusest ja alkoholismist jagu saamiseks. Kampaania käivitus vägagi ägedalt ja kõva propaganda lärmiga. Kuid juba 1987. aastal pidi Gorbatšov sellest kampaaniast paljustki taganema. Kuidas toimus Nõukogude riigis võitlus alkoholismiga? Nikita Hruštšov tõstis alkoholi hinda ja piiras viinatarneid. Andropov äratas ellu viinaga võitlemise komisjoni ja 4. aprillil 1985 ehk siis Gorbatšovi võimuaja alguses teavitas selle Andropovi loodud komisjoni esimees poliitbürood järgmistest faktidest. 1984. aastal korjati Nõukogude Liidu tänavatelt üles 9,3 miljonit joodikut, arreteeriti 12 miljonit joodikut, pandi toime 13 000 alkoholiga seostatavat vägistamist ja 29 000 röövimist ning avaliku arvamuse uuringute järgi nimetas 75% Nõukogude kodanikest, et joomarlus on Nõukogude riigi probleem number 1. Kui Gorbatšov alustas oma alkoholivastast võitlust, siis hakkas üle kogu Nõukogude Liidu levima puskari ajamine ja esialgu oli puskari tooraineks suhkur, kuid seda ei jätkunud kuigi kauaks. Emad, kes karskuse algperioodil Gorbatšovile sokke ja susse kudusid ning luuletusi saatsid, kirusid teda nüüd maa põhja, sellepärast et enam polnud millegagi laste suudki magusaks teha. 1985. aastal võimule saades alustas Mihhail Gorbatšov fanaatilist võitlust alkoholismi vastu, iseloomustamaks seda, milline olukord Nõukogude Liidus alkoholi vallas oli, on meile väga hea tsitaadi jätnud Tiit Made oma teoses Nõukaaeg. Tsiteerime Tiit Made. Joodi kõikjal, maal ja linnas, tööl ja kodus, restoranis ja tänaval, puhkusel ja pulmas, peiedel ja punalipu üleandmisel, hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Joodi liivarandadel ja turismireisidel, lennukis ja rongis, laudas ja lakas. Jõid mehed ja naised, pojad ja tütred, vanaisad ja vanaemad, parteilased ja parteitud. Purjus inimesed juhtisid autot ja traktorit. Purjus peaga külastati teatrit ja kontserte. Viinale, vodkale toetudes lõid oma surematuid nõukogulikke sotsialistliku realismi teoseid kirjanikud ja kunstnikud. Ekstraklassi näitlejad astusid teatrilavale ja läksid viina abil osast välja pärast etendust. Teadlased lahendasid keerulisi rahvamajanduslikke probleeme auru all ning kergemalt või raskemalt nokastunutena juhtisid tööliste ja talupoegade riiki nomenklatuursed seltsimehed. Gorbatšovi alkoholi piirav poliitika hakkas elavdama Nõukogude parfümeeriatööstust ja on öeldud seda, et Gorbatšov avastas oma ehmatuseks, et alkohoolikud hakkasid massiliselt jooma odavaid odekolonne, habemevett, lõhnaõlisid ja naised koguni juuksellakki. Tallinna parkides vedelesid massiliselt igasugused väikesed pudelid siltidega 3-kordne ehk siis Trainoi, Frigo, Nelk, Jasmiin, Kaseke, Hommik, Sitrus, Lavendel ning Kevadine pidu. Populaarsem kokteil Gorbatšovi ajal oli muide Mustlane metsas. Seda segati siis niimoodi kokku, et omavahel pandi kokku odekolonn metsavesi lõhnaõliga, mille nimeks oli Carmen. Kui Mihhail Gorbatšov 1985. aastal võimule pääses, sai ta valitseda poolpurjus Nõukogude ühiskonna. Tsiteerime Tiit Made teost Nõukaaeg. Kesktelevisioon näitas, kuidas Kesk-Venemaa purjus traktorist nägi kurja vaeva hommikul, et traktori kabiini siseneda ja mitte just üleliia sirgeid vagusid ajama hakata.
lautade juures olid karjanaised lösakil sõnniku hunnikutel ja maanid täis, lüpsivaevas loomade hale ja kutsuv hääl taustaks. Gorbatšov pidi poolpurjus kodanikega läbi viima perestroika ja tooma riigi välja stagnatsioonist. Sellest, kuidas Gorbatšovi lähikondsed suhtusid tema fanaatilisse võitlusse alkoholiga. Valeri Boldin oli Gorbatšovi personali ülem. Tema on öelnud, et Raisa Maksimovna nii äärmuslikku alkoholipoliitikat ei toetanud, sellepärast et Raisa pidas rumaluseks keelata inimestel juua pudel veini. Teisalt alkoholi Raisa hästi ei suhtunud, sellepärast et tema vennad olid olnud alkohoolikud. Gorbatšovi ema Maria ei toetanud poja sellist alkoholipoliitikat ja oli siis niimoodi, et Gorbatšov läks kord oma emale külla, ema kattis laua, kuid alkoholi sinna lauale ei pannud ja poeg Miša tögas. Ema, sa oleks võinud ju pudeli veini ka välja tuua. Ema vastas niimoodi, tead Miša, keegi siin riigis mõtles selle vastu välja seaduse. Pean sulle ütlema, see ei olnud hea tegu. Pulmalised kiruvad sind taga, sama lugu on sünnipäevadel. Kui ma pudeli välja tooksin, räägiksid homme kõik, et talle ja tema emale on see lubatud, aga meile on keelatud. See, kui ägedalt Nõukogude Liidu juht Mihhail Gorbatšov võitles alkoholismiga, andis ainest paljudele anekdootidele, näiteks sellisele. 7. novembril 1941 toimus Moskvas oktoobrirevolutsiooni paraad. Ilm oli väga külm ja Kaganovitš pakkus Stalinile külmarohtu. Lonksukest, kesvamärjukest ja seda otse pudelist. Stalin võtab pudeli ja samal hetkel jooksevad tema juurde pioneerid lilledega. Üks pioneeridest haarab Stalini käest viinapudeli ja lööb selle tugeva pauguga puruks, ise hüüdes. Joomine on kahjulik, seltsimees Stalin. Üllatunud Stalin ütleb, mis su nimi on, julge poiss? Pioneer vastab, Miša Gorbatšov. Teadupärast oli Venemaa esimene president Boriss Jeltsin suhteliselt suur alkoholitarbija. 9. novembril 1991 tahtis Gorbatšov Tšetšeenias puhkenud kriisi arutamiseks Jeltsiniga kokku saada, kuid ta oli sunnitud pärast telefonikõnet sellest mõttest loobuma. Asi oli selles, et Jeltsin oli purupurjus. Gorbatšov ütles oma abile Anatoli Tšernjajevile nõndamoodi. Niipea, kui ma hakkasin Boriss Nikolajevitšiga rääkima, taipasin mõne sekundi jooksul, et mu jutt on mõttetu. Temast polnud vestlejat. Gorbatšov ütles, et kokkusaamine tuleb edasi lükata, sellepärast et Jeltsin on ära. Ühes teises raamatus on seda stseeni kirjeldatud veelgi värvikamate sõnadega. Nimelt olla Mihhail Sergejevitš öelnud Tšernjajevile niimoodi. Ma just äsja rääkisin Boriss Nikolajevitšiga. Mõne hetke pärast sain aru, et rääkida on mõttetu. Boriss Nikolajevitš on maanid täis, ei jaga ööd ega mütsi. Ja Venemaa ülemnõukogu presiidiumi esimehele Ruslan Haspolatovile ütles Gorbatšov niimoodi. Ma ei saa praegu Jeltsiniga kohtuma minna, sellepärast et Jeltsinit pole kodus. 1970. aastate lõpul pääses Gorbatšov Brežnevi lähikonda ja Nõukogude riigi juhtkonda. Teda hämmastas see algul, mida ta nägi poliitbüroos ja mida ta seal siis nägi. Ühel päeval jäi Brežnev otse koosoleku ajal magama. Teised poliitbüroo liikmed käitusid aga nii, nagu poleks mitte midagi erilist juhtunud. Gorbatšov kurtis sellest, mida ta nägi Juri Andropovile, kuid ta sai Andropovi käest korraliku peapesu. Juri Vladimirovitš ütles Gorbatšovile ja tuletas talle meelde, et partei, riigi ja isegi maailma stabiilsuse nimel peavad kõik toetama kallist Leonid Ilitši. 1950. aasta juunis võeti toona 19-aastane Mihhail Gorbatšov vastu partei liikmekandidaadiks ja partei täisliige sai temast 1952. aastal ja sooviavalduses kirjutas Gorbatšov niimoodi. Pean suureks auks kuuluda eesrindliku ja tõeliselt revolutsioonilise kommunistliku bolševike partei liikmeskonda. Tõotan jääda ustavaks Lenini ja Stalini suurele üritusele ning pühendada kogu oma elu partei võitlusele kommunismi eest. Mihhail Gorbatšov valiti Nõukogude Liidu juhiks 1985. aasta märtsis. Pärast seda, kui Konstantin Tšernenko, senine Nõukogude juht, oli surnud, on räägitud, et Gorbatšovi konkurentideks parteijuhi kohale oli omaaegne Leningradi parteijuht Grigori Romanov ning Moskva parteijuht Viktor Krišin. Kõiksuguseid kuulujutte selle valimise üle on olnud. On olnud ka selliseid jutte, et
keegi teinud ettepaneku valida Grishin peasekretäriks. KGB juht Tšebrikov olnud sellele aga vastu ja öelnud, Grishin on sugulussidemetega seotud Berja perekonnaga. Kuidas vaatavad partei ja rahvas peasekretärile, kelle sugulane on kuritegelik isik? Grishini valimisele olnud vastu ka poliitbüroo väga mõjukas liige ja välisminister Andrei Gromõko, kes teatanud, et aitab meile juba nende kirstude kandmisest, on aeg edutada uut põlvkonda. Keegi teinud ettepaneku valida parteijuhiks Grigori Romanov. Saalis tekkinud hetkeline suur segadus ja sumin, keegi hüüdnud. Kas see pole väljapääs? Romanovil on ebapopulaarne perekonnanimi, tsaari nimi. Rahvas ei mõista seda, hakkavad tekkima naljad ja anekdoodid. Gorbatšov kartis tihtipeale ka seda, et Nõukogude partei aparaat pöörab tema vastu. Tema abi Anatoli Tšernjajev on meenutanud, et kord ütles ta Gorbatšovile niimoodi. Lükake nad kõrvale. Teie olete ju president, te ju näete, mis partei see on ja tegelikult olete te nende pantvang, peksupoiss. Gorbatšov ei lasknud endaga veenda ja ütles niimoodi. Kas te arvate, et ma ise ei saa sellest aru, aga ma ei saa nii suurt hulka koera korraga keti otsast lahti lasta. Kui ma seda teen, tormab see koerakari mulle kõik ju korraga kallale. Mihhail Gorbatšov oli tihtipeale rahulolematu kohalike partei juhtidega. Näiteks rääkis ta kord poliitbüroo istungil. Partei oblasti komiteest ja linna juhtkonnast jäi väga masendav mulje. Hea elu on nad ära rikkunud. Keegi rahva pärast südant ei valuta. 24. aprilli 1986 poliitbüroos ütles Gorbatšov niimoodi. Juba jälle käib meil mokalaat. Pabereid on palju rohkem kui tegusid. Praeguses olukorras osutub kõige ohtlikumaks inerts. Alustada tuleb peast. Kärpida tuleb aparaadi koosseisu ja lõpetada paberi uputus. Muidu juhtub meiega nii, nagu juhtus Hruštšoviga, kellel aparaat käänas kaela 2 korra. Kui lugeda Mihhail Gorbatšovist ja külmast sõjast kirjutatud raamatuid, siis igalt poolt jääb silma see fakt, et 1984. aasta lõpul, kui ta käis esimest korda Londonis ja kohtus esimest korda Margaret Thatcheriga, siis neil tekkis väga hea klapp ja nad jäid väga lähedasteks elu lõpuni. Kuid tuleb mainida seda, et ega Gorbatšovi suhted Thatcheriga polnud alati pilvitud. Toome ühe näite. Kui ükskord käis Margaret Thatcher Moskvas ja tarmukalt soovitas reformida Nõukogude majandust niinimetatud Thatcherismi retsepti järgi, nimetas vihane Gorbatšov Thatcherit poliitbüroo istungil koguni jultunud eideks. Oma võimuperioodil sai Mihhail Gorbatšov väga lähedaseks Ameerika toonase presidendi Ronald Reaganiga. Mehed kohtusid esimest korda 1985. aastal novembrikuus Šveitsis Genfis, kuid on öeldud seda, et algul meenutas nende jutuajamine märgadest halgudest süüdatud lõket. See ei tahtnud kuidagi vedu võtta. Esimesel vaheajal oli Gorbatšov peaaegu meeleheitel, öeldes kaaskondlastele niimoodi. Ätt muudkui korrutab pähe õpitud spikreid ja nimetas südametäiega Reaganit koguni dinosauruseks, ent järk-järgult nende suhted paranesid. 1991. aastal arenes Nõukogude Liidus äge vastasseis Mihhail Gorbatšovi ja Boriss Jeltsini vahel. Jeltsin tuli sellest võitlusest võiduga välja, Nõukogude Liit lakkas olemast ja Gorbatšov jäi ilma presidendi ametist ja ilma ka oma riigist. Vahest kõige paremini Mihhail Gorbatšovi olemust ja tema kättemaksu iha puudumist ja väikluse puudumist iseloomustab see, et kui 2007. aastal Boriss Nikolajevits Jeltsin siit ilmast lahkus, siis Gorbatšov tuli ikkagi tema ärasaatmisele, vaatamata sellele, et nende vahel ei olnud 1991. aastast saadik mitte mingisugust suhtlust. Jeltsini eluloo raamatus on kirjas sellised read. Kõige üllatavam kohale saabunud leinaja oli Jeltsini igipõline rivaal Gorbatšov. Pärast 1991. aasta detsembrit polnud nende teed kordagi ristunud. Gorbatšov seisis seal nukralt ning nägi korraga välja palju vanem. Oli ilmne, et ta kannatas moel, nagu vaid vähesed saalis viibijad. Koos Boriss Jeltsini eluga oli välja rebitud ka tükk tema enda elust. Jeltsini naine tänas Gorbatšovi tulemise eest ja soovis talle kõige paremat. Vabadel valimistel kandideeris Mihhail Gorbatšov oma elu jooksul tegelikult ainult ühel korral ja seegi ei juhtunud Nõukogude ajal, vaid 1996. aastal
Venemaa presidendivalimistel. Üle kogu Venemaa anti 75,5 miljonit häält ja Mihhail Gorbatšov sai nendest kõigest 0,51% ehk 386 069 häält. Võrdluseks toona sai kõige rohkem hääli Boriss Jeltsin 26,7 miljonit. Ja need presidendivalimised ja need tulemused tähendasid paljude inimeste silmis Gorbatšovi ajastu lõplikku lõppu. See, kuidas Mihhail Gorbatšov üritas Nõukogude Liitu demokratiseerida, andis ainest ka mitmetele anekdootidele. Üks anekdoot on selline, kus võrreldakse Stalinit ja Gorbatšovi ja see anekdoot on siis selline. Stalin ärkab surnust üles ja läheb kohe Kremlisse. Gorbatšov pakub talle oma kohta. Stalin ütleb, kõigepealt poote te Jeltsin üles ja siis värvime Kremli roheliseks. Gorbatšov küsib, aga miks just roheliseks? Stalin vastab, seda ma arvasingi, et esimeses asjas küsimusi ei tule. Raissa ja Mihhail Gorbatšovil oli lausa harmooniline abielu ja Nõukogude ühiskonnas tekitas suurt furoori see, et Raissa saatis oma abikaasat absoluutselt kõikjal. Õbluke naisterahvas Raissa ilmutas end telereekraanil pea igal õhtul ja seda kõikjal, nii Moskvas, välismaal kui ka mahajäänud Nõukogude kolgastes. Rahvasjas hakkas liiklema isegi laulukene. Mööda Venemaad kihutab troika, Miška, Raika ja Perestroika. Levima hakkasid ka anekdoodid. Näiteks selline, et Gorbatšov tahtis minna mingisugusesse valitsusasutusse, aga valvur pidas ta kinni ja nõudis läbipääsu luba. Mida te mõtlete, küsinud Gorbatšov? Ma olen ju Gorbatšov, peasekretär. Palun vabandust, seltsimees Gorbatšov, ma ei tundnud teid ilma Raissa Maksimovnata ära, ütles valvur. Ja sellest, et Raissa ja Mihhail igal pool koos liikusid, oli veel ka selline anekdoot, mida Mihhail ka ise rääkis. Gorbatšov läheb sauna. Teised mehed ehmatavad ja panevad endale kausid ette. Mihhail ütleb, no mida te kardate, ma olen ju ka mees. Mehed vastavad kooris. Aga me arvasime, et Raissa Maksimovna on alati teiega. 1990. aasta jaanuaris otsustas Leedu kompartei eralduda Nõukogude Liidu kommunistlikust parteist. Toona oli Leedu kompartei juht Algirdas Brazauskas. Ja kui Gorbatšov sai sellest teada, helistas ta kohe Brazauskasele ja ütles niimoodi, Algirdas, millega sa seal jälle hakkama said? Varsti sõitis Gorbatšov abikaasa Raissaga Leetu ja siis nad sõitsid kolmekesi autoga. Autos olid siis Brazauskas, Raissa ja Mihhail Gorbatšov. Järsku küsis Mihhail Gorbatšov otseselt kellegi poole pöördumata. No millega need leedulased siin küll hakkama said ja lisas kohe, peaks kärakat võtma. 1. mail 1987 peeti Moskvas Punasel väljakul maidemonstratsiooni ning seal peeti kinni, neutraliseeriti ja tunnistati hiljem süüdimatuks keegi mees, kes kavatses õhku lasta nii iseennast, Mihhail Gorbatšovi kui ka võimalikult palju muid demonstrante. Lugu sellest, kuidas 7. novembril 1990 tehti Mihhail Gorbatšovile atendaat. Sama päeva õhtul, 7. novembri õhtul 1990 telesaates Vremja räägiti, et Moskvas Punasel väljakul kõlasid lasud. Kinni peetud Leningradi linna elanik, kes tulistas lühikeseks saetud jahipüssist 2 lasku õhku. Kannatanud Vremja sõnul ei olevat. Miilitsa vanem seersant Andrei Mõlnikov märganud inimest, kes sihtis lühikeseks saetud püssiga mausoleumi suunas, kus olid Gorbatšov ja teised Nõukogude juhid. Sellel miilitsal õnnestus hüppel haarata mõlema käega püssitorust kinni ja lükata see järsult üles. Esimene lask läks õhku, teine laeng läks maasse. Läbiotsimise käigus leiti selle atendaadi sooritajalt kiri, mille ta oli eelnevalt valmis kirjutanud, arvates, et võib-olla ta atendaadi käigus hukkub ja selgus, et terroriakti eesmärgiks oli tappa Mihhail Gorbatšov ja võimalusel ka Nõukogude Liidu Ülemnõukogu esimees Anatoli Lukjanov. See toimus kõik 46 meetri kaugusel mausoleumi tribüünist ja see atendaadi sooritaja oli Aleksandr Šmonov, kes otsustas Gorbatšovi tappa sellepärast, et ta kartis, et Gorbatšov pidurdab ühiskonna demokratiseerimisprotsesse. Mõni aasta hiljem rääkis sellest juhtumist ka Gorbatšov ühes intervjuus ja ta ütles niimoodi, et tribüünilt märkas ta rüselust.
vägagi dramaatilised sündmused seoses Gorbatšoviga Rootsi pealinnas Stockholmis 6. juunil 1991. Gorbatšov saabus sinna ühepäevasele visiidile ja pidas ühes saalis ka kõne. Saal oli rahvast tulvil. Kui Gorbatšov hakkas oma kõnega lõpule jõudma, tõusis ühest reast püsti keegi naine, tal oli käes suur lillekimp ja hakkas lava suunas liikuma, et see kimp Gorbatšovile üle anda. Gorbatšovi ihukaitse peatas selle naisterahva viisakalt, kuid kindlalt ja kui naine sai aru, et tal ei õnnestu selle kimbuga Gorbatšovile lähedale jõuda, hakkas järsku karjuma niimoodi. Lurjus, jõhkard, reetur, ole sa neetud! Järsku hakkas üks mees samuti saalist karjuma. Gorbatšov on reetur, saatan, ära märgitu! Hiljem selgus, et see mees oli selle naise abikaasa ja see abielupaar oli pärit Afganistanist. Rootsi eriteenistused ei jaganud Nõukogude kolleegidega, et mida need abikaasad siis tegelikult taotlesid. Rootsi eriteenistused ütlesid, et see naine kavatses lilled visata Gorbatšovile näkku. Mis seal aga lillekimbus sees oli, sellest eriteenistused vaikisid. Lugu sellest, kuidas Raisa ja Mihhail Gorbatšov sattusid Pariisis Bastille väljakul ohtlikku olukorda. Pariisis väljus abielupaar siis ootamatult Bastille väljakul autost. Julgeolekuteenistus ei osanud seda kuidagi oodata. Gorbatšovid otsustasid suhelda Pariisi elanikega, ent need elanikud, kes seal Bastille väljakul olid, polnud sugugi heasoovlikud ega vaimustunud. Tollel hetkel, kui Gorbatšovid väljakule läksid, olid väljakule kogunenud mitte euroopaliku välimusega loodrid ja narkomanid. Nad jõllitasid hämmastunult luksuslimusiinist välja astunud hästi riietatud paari ning lootsid nende käest saada rikkalikult armuande. Suure vaevaga õnnestus Gorbatšovi ihukaitsel ta limusiini tagasi toimetada ning ohutusse kohta viia. Lugu sellest, kuidas 24. aprillil 1996 Siberis Omskis Venemaa presidendikandidaadile Gorbatšovile prooviti jälle atentaati teha. Seekord siis tugeva rusikalöögi või kõrvakiiluga. Kuid Gorbatšovi ihukaitse reageeris kiiresti ja andis sellele ründajale Gorbatšovi sõnul sellise vastulöögi, et ründaja vajus koheselt põrandale. Kohtuotsuses oli täpselt ja selgelt räägitud kõrvakiilu andmisest ja meditsiinikomisjon tegi kindlaks, et see kõrvakiil anti süüdimatus seisundis ja selle kõrvakiilu andis Mihhail Maljukov, kes esimesel ülekuulamisel teatas, et suundudes Gorbatšoviga kohtumisele, siis ta ei teadnud, et söandab sellise tembu teha. Kui ta nägi Gorbatšovi, siis täitis teda meeletu viha selle vastu, mida Gorbatšov teinud meie maaga. 1996. aasta kevadel teatas Mihhail Gorbatšov, et ta plaanib kandideerida Venemaa presidendivalimistel. Ta läks Eesti piiri äärde Ivangorodi linna ja Gorbatšovi sõnul oli siis olukord selline. Läksin läbi rahva hulga nagu läbi kadalipu. 20 minutit karjuti, röögiti, sõimati mind juudaseks ja äraandjaks, ei lastud mul suutki lahti teha. Ütlesin neile, mind ära kuulata te ei taha. Mida te siis õieti tahate? Mind risti lüüa? Eks lööge siis, näete ju, et ma tulin ise teie juurde. Saal vakatas. Pärast rääkisime 3 tundi. Peamine küsimus oli, mispärast ma Jeltsini võimule lasksin. Seda ei tahetud mulle andestada ja kohtumine lõppes ovatsiooniga. Nõukogude tulevane riigijuht Gorbatšov koges teise maailmasõja koledusi ise samuti päris lähedalt. 1943. aasta talve lõpus, kui ta otsis koos paari sõbraga ühes metsatukas sakslaste mahajäetud relvi, sattusid nad Punaarmee sõdurite surnukehadele. Gorbatšov kirjeldas seda siis niimoodi. Lagunevad laibad olid osaliselt loomade näritud, pealuud roostes kiivrites, luud pleekinud. Nad lamasid kaevikute ja mürsulehtrite põhjas sügavas poris ja jõllitasid meid mustade tühjade silmakoobastega. On arvatud psühholoogide poolt muide, et Mihhail Gorbatšovi vastumeelsus vägivalla suhtes pärineski sellest vaatepildist. Milline oli Mihhail Gorbatšov koolipõlves, nooruspõlves? On meenutatud, et koolis näis ta olevat sündinud juht, ta oli hea organisaator,
korraldas spordivõistlusi ja seltskonnaüritusi. Ta oli ka väga tugev poiss, talle meeldis sangpommi tõsta. Üks tema klassivend meenutas, et Gorbatšov võis 32 kilogrammist sangpommi 60–70 korda tõsta. Algul rebides, siis tõugates ja lõpuks ka surudes. Tema lemmikõppeained olid kirjandus ja ajalugu, samuti ka füüsika ja matemaatika. Keskkooli lõpetas Gorbatšov hõbemedaliga, ainus 4 oli saksa keel. Kooli ajal meeldis Gorbatšovile aga kõige rohkem hoopis näitemängu teha. Näiteks mängis ta Lermontovi Maskeraadis ning Ostrovski lumivalgekeses ja oli aeg, kui Gorbatšov plaanis tõsimeeli õppima minna teatriinstituuti. Nii et Gorbatšovil oli näitlejaanne täiesti olemas. Nii nagu on meenutanud ka tulevased riigijuhid. Lugu sellest, kuidas Gorbatšov võimalik, et oma nooruses konni sõi. Tema isapoolne vanaisa Andrei ei suhtunud üldse hästi kommunismi ja jäi üksiktalunikuks. Kui puhkes hirmus näljahäda 1930. aastatel, siis oli pere sunnitud sööma kõike, mis aga süüa sündis. Andrei täitis oma pere kõhtu toona isegi konnadega. Gorbatšovi üks esimesi mälestusi elus on üldse see, kuidas konnad keesid suures pajas, niikaua kuni pinnale tõusid nende valged kõhud. Gorbatšov ise aga ei mäleta, kas ta neid konni sõi või mitte. Kohutavad 1930. aastad Nõukogude Liidu elus mõjutasid lähedalt ka Gorbatšovi perekonda ja suguseltsi. 1932. ja 1933. aasta näljahäda käigus kaotasid elu 2 Gorbatšovi onu ja 1 tädi ning 1934. aastal arreteeriti tema emapoolne vanaisa ja 1937. aastal teine vanaisa. Mõlemad tulid aga elusana Gulagist siiski tagasi. Ja muide, Mihhail Sergejevitsi tulevane abikaasa Raisa oli samuti mõjutatud Nõukogude toonastest rasketest oludest. Raisa emapoolne vanaisa arreteeriti 1930. aastatel, kuulutati kulakuks, teda süüdistati veel ka trotskismis ja ta lasti maha. Kui Gorbatšovi emapoolne vanaisa Pantelei tuli vangilaagrist tagasi, siis ta rääkis, mis temaga seal vangilaagris toimus. Pantelei rääkis siis niimoodi, et ülekuulaja pimestas ta näkku suunatud heleda lambiga, murdis ukse vahele pigistades tema käeluu ja peksis meeletult. Seejärel mähiti Pantelei märga lambanahksesse kasukasse ja tõsteti kuumale pliidile. Vanaisa jäi läbi elatud katsumuste kiuste hoolimata tõsiusklikuks kommunistiks ja ta ütles elu lõpuni niimoodi: Stalin ei tea, mida NKVD organid teevad. Mihhail Sergejevits Gorbatšov riigijuhina ütles aga niimoodi: Stalin teadis. Noorukina 1946. aastast alates veetis Gorbatšov 5 suve järjest oma kombainerist isal aidates vilja koristada. Töötati tihtipeale lausa 20 tundi päevas ja Gorbatšov on öelnud niimoodi, et isa õpetas mu nii hästi välja, et aasta või paari pärast oskasin parandada juba mis tahes masina osa. 1992. aastal telesaates küsis Urmas Ott Mihhail Gorbatšovilt, et kas ta oskaks ka tänapäeval kombaini parandada. Gorbatšov vastas loomulikult. Kui esimene sõjajärgne viljakoristus 1946. aastal lõpule jõudis, otsustasid kombainer Sergei Gorbatšovi brigaadi mehed seda vääriliselt tähistada ja nad nõudsid, et toona 15-aastane Mihhail lööks samuti kampa. Las käia, võta ka napsi, kõlasid hüüded. On aeg saada tõeliseks meheks. Isa naeris. Kui viinakruus jõudis Gorbatšovi kätte, arvas Mihhail, et ta teab, kuidas juua. Kõigepealt tuleb sisse hingata, siis viin kiiresti alla kulistada ja seejärel hinge kinni hoides võtta sõõm külma vett. Aga Mihhail ei teadnud, et talle ei antud viina, vaid puhast piiritust. Ja Gorbatšov on hiljem seda meenutanud niimoodi, et tunne oli kirjeldamatu. Mehed möörgasid naerda ja kõige rohkem naeris Mihhaili isa Sergei. Mõni sõna Mihhail Sergejevitsi ema Maria kohta. Ema Maria oli ja jäigi kirjaoskamatuks naiseks. Ta oli karm, tahtejõuline, otsekohene, terava keele ja raske iseloomuga. Külarahvas pidas teda abikaasaga võrreldes labaseks. Ja kui Mihhail Sergejevits oli noor poiss, siis ema armastas teda ikka rihmaga vahepeal tümitada. See muutus 1944. aastal, kui Mihhail Sergejevits oli juba 13-aastane. Ema tõstis püksirihma, et sellega Mihhail Sergejevitsile üks hoop anda, kuid Gorbatšov võttis rihmast kinni, tiris selle ema käest ära ja ütles:
aitab, nüüd on kõik. Raisa Gorbatšova suri 20. septembril 1999 verevähki ja mõni nädal pärast Raisa matuseid külastas Mihhaili tema kunagine pressisekretär Andrei Gratšov, kes on sellest jutustanud ka oma raamatus ja seal on siis kirjas niimoodi. Mõni nädal pärast 1999. aasta musta septembrit Mihhail Gorbatšovi juures käies kuulsin ma tema suust esimest korda midagi sellist, mida see parandamatu optimist minu meelest oli lihtsalt võimetu ütlema. Andrei, elu on möödas ja ise naeratas nukralt.